Täna oleme siia kogunenud selleks, et hävitada elektrooniliselt antud hääled ja häälte avamise võti. Ja selleks hävitame siis kiipkaardid, mis on jaotatud Vabariigi Valimiskomisjoni liikmete ja riigi valimisteenistuse töötajate vahel. Nendel kiipkaartidel on siis häälte avamise võtme osakud. Samuti hävitame kõvaketta, mida kasutati võtme loomiseks ja häälte avamiseks, ja lisaks hävitame ka andmekandjad, millel asuvad elektrooniliselt antud hääled. E-hääled hävitatakse selleks, et tulevikus ei oleks võimalik neid kellelgi enam avada ja selle läbi siis tagatakse, et hääled jäävad salajaseks. E-häälte hävitamiseks me hävitame DVD-plaadid, laseme need paberihunti. Häälte avamise võti asub kiipkaartidel, nende kiibid puuritakse läbi ja samuti puuritakse läbi ka kõvaketas. Häälte hävitamisel siis, ja nende andmekandjate hävitamisel siis sellega muutuvad e-hääled loetamatuks. E-häälte hävitamine on avalik toiming, see on ka seadusega ette nähtud, see toimub audiitorite ja vaatlejate juuresolekul ja ka kõik muud huvilised võivad seda jälgida. E-hääled hävitatakse iga kord pärast valimisi. Kui need andmekandjad on juba kord hävitatud, siis e-hääli enam sealt pealt taastada ei ole võimalik. E-hääli me hoiustame riigi valimisteenistuse ruumides, nad on seifis ja valve all ja selle läbi saame olla kindlad, et kõrvalised isikud nendele ligi ei pääse. Hävitatud e-hääled ehk siis see purustatud andmekandja, selle kogume kokku ja me hoiame seda valimisteenistuse ruumides. Ja selle toiminguga on kohalikud valimised lõppenud ja järgmised valimised toimuvad märtsis 2023. aastal. Üheski teises riigis ei ole parlamendi valimine elektroonilisel teel jõudnud nii kaugele kui Eestis. E-valimistel osales tänavu rekordarv inimesi, 140 000, mis on toonud meile maailmas au ja kuulsust. Kuid eileõhtuse seisuga laekus Vabariigi Valimiskomisjonile seni ainus ametlik kaebus, milles keegi 21-aastane Paavo Pihelgas nõuab e-valimiste tulemuste tühistamist. Kes ta on ja miks ta nii nõuab? See ohutu olekuga noormees usub, et kannab oma arvutikotis piltlikult öelda pommi. Ülemöödunud nädala lõpul saatis 21-aastane Paavo Pihelgas Vabariigi Valimiskomisjonile ja suurte meediaväljaannete peatoimetajatele kirja, milles teatas, et avastas ränga turvavea e-valimiste süsteemis. Päris kõrgete panustega mäng. Et kui sul on õigus, siis idee järgi on ju oht, et e-valimised võidakse näiteks tühistada. Ja need, kes seda süsteemi käitavad, nemad kahjuks oled teinud oma tööd hästi, kui nad oleme riske selgitanud valimiskomisjonile ja poliitikutele. Malve tudengi enesekindlus on seda jahmatavam, et tema põhieriala Tartu Ülikoolis ei ole arvutit, vaid ajalugu. Programmeerimisega tegeleb ta hobi korras viimased 10 aastat. Tema huvi e-valimiste vastu tärkas, kui projekti juht Tarvi Martens esines aasta algul teleris ja väitis, et elektrooniline hääletamine on kindlam kui vanamoodne sedelite kasti poetamine. Niisuguse tava paberhääletamisel ei ole turvaanalüüsi tehtud, et kui hullusti see võib minna ja need vigureid on teada, kuidas seal petta, aga e-hääletamise koha pealt on tehtud turvaanalüüsi, mida on väga täpselt, et millised võimalikud ohud seal on. Et seetõttu ma küll julgen väita, et interneti hääletamine on turvalisem kui paberhääletamine. Sa täitsa sihiteadlikult hakkasid otsima e-hääletamise vigasid või? Jah. No seda võib ju öelda, et püüdsid nagu sisse murda sellesse e-hääletamisse. Kuna e-hääletamine toimub hääletaja enda arvutis, siis ma ei näe siin moraalset probleemi. 8. kuni 10. veebruarini toimusid proovivalimised, mille käigus avalikustati programm, millega e-hääletamine tänavu läbi viidi. Pihelgas laadis selle oma arvutisse ja püüdis luua teist programmi, mis seda mõjutaks. Sa ei leia, et see on siiski mingil moel kuritahtlik häkkimine? Ei leia, et see oleks kuritahtlik.
Juba toona märkasid valimiskomisjoni kübervalvurid, et keegi Paavo sorgib nende süsteemi. Meil oli siin proovivalimised ja siis juba vaatasin, et logides midagi imelikku ja siis ma esimest korda panin üks nime nagu Google'isse ja vaatasin, et mis sealt paistab. Et siis ma kaugemale läinud nagu natukene ja lihtsalt panin kõrva taha, et keegi vist midagi katsetab. Ja sa väidad, et 4-5 päevaga leidsid sa suhteliselt kapitaalse vea selles süsteemi. Ja vea, mida teised targad selleks palgatud ja sellega spetsiaalselt tegelevad inimesed ei ole märganud. Nad teavad, aga nad lihtsalt ei hooli. Nad on eravestluses seda ka kinnitanud. No see on küll kõva väide, et nad teavad, aga ei hooli. Jah, nad teavad neid riske, tehniliselt nimetavad neid aktsepteeritavaks riskiks. See aktsepteeritav risk on antud juhul Paavo kirjutatud viirus, mis inimese arvutisse sattudes blokeerib teatud kandidaadi või erakonna poolt hääle andmise. Kui ta on valinud kandidaadi, mille poolt viirusel juba hääletada, siis kogu edasine hääletamisprotsess on ainult mängult. Tegelikult häälte ära ei saadeta ja hääletamist ei toimu. Kusjuures mängu ilu on selles, et jälgi sellisest hääle nullimisest praktiliselt ei jää. Näidatakse, et olete hääletanud, tegelikult hääletamist ei toimunud. Ja hääletaja ei saa mitte kuidagi veenduda, kas see hääletamine peab toimunud või ei ole, siis tagasiside puudub talle. No kui raske seda viirust oli programmeerida, et saab seda niiviisi öelda? Väga lihtne. Väga lihtne. See on paari tunni küsimus. Praktika on tõe kriteerium. Kohtume viirusemeistriga eelmise nädala päris e-valimiste ajal, et näha, kuidas ta tegelikult süsteemi ära lollita. Katse toimub Pihelgase isikliku sülearvutiga ja tema enda isikuandmeid kasutades. Esimesena käivitab Pihelgas viiruse, mis hääletamist mõjutab. Seejärel avab ametliku valimiste lehe. Identifitseerib end ID-kaardiga. Kuna ta on Pärnu elanik, saab Paavo valida sealsest nimekirjast. Valime kõige esimese kandidaadi Eerik-Niiles Krossi. Nüüd siis viirus ei luba tema poolt hääletada ja joonistab peale teise akna. Nipp on lihtne. Hetkel, kui inimene klikib sobimatu kandidaadi poolt, sekkub viirus, blokeerib signaali serverisse ja kuvab ekraanile õigega 1-1 sarnase lehe. Kõik jätab mulje, nagu hääletaksid soovitud kandidaadi poolt. Nii et ma praegu võtan, asungi hääletama Eerik-Niiles Krossi poolt. Mulle näidatakse, et teie tehtud valik läks arvesse, aga tegelik valijaprogramm, mis alumises kihis on, seal ei ole mitte mingit hääletamist toimunud. Ja inimene, kes ei tea, et tema arvuti on nakatunud, arvab, et ta valis enda soovitud kandidaadi poolt. Jah, teie valik läks arvesse, ta vajutab sulge nuppu ja mõlemad suletakse. Ja sina väidad nüüd, et ei inimene ise, hääletaja, ega ka siis valimiskomisjon ei saa aru, et selline manipulatsioon juhtus. Ei saa aru. Sellepärast, et nende süsteemis on tõsine disaini viga. Ülemöödunud laupäeval saatiski ta hoiatuskirja Vabariigi valimiskomisjonile ja meedia peatoimetajatele. Selle juures oli korralik joonistega presentatsioon. Et tema on nüüd teinud makustava avastuse. E-valimiste projektijuht Tarvi Martens kohtus taibuka tudengiga näost näkku läinud nädala esmaspäeval. Martens möönab, et eraisikute arvutid ongi e-valimiste nõrgin lüli, aga see nõrkus oli algusest peale teada. Seetõttu me kogu aeg räägime inimestele, inimesed, palun hoidke oma arvuti korras, pange update'id peale, viiruse tõrje peab olemas olema, et tegelikult on kurb, et väga palju inimesi ei hoia oma arvutit ikka veel korras. Te ütlete, et selline oht tegelikult oli teil teada ja juba mõnda aega teada. Täpselt nii. No miks te siis ei ole midagi ette võtnud selle ohu vastu? Selle ohu vastu ei saagi midagi ette võtta just nendel põhjustel, nagu ma enne mainisin. See on fundamentaalne probleem, sa ei saa kontrollida kasutaja arvuti seisukorda. Küll, mida me saame teha ja mida me teemegi, on see, et me tuvastame seesuguseid anomaaliaid. Pealtnägija konsulteeris veel 3 pädeva IT-spetsialistiga, kes kõik möönsid, et paberil on Paavo skeem ilus, aga tegelikus elus ja veel enam suures mastaabis pole säärane valimispettus nende meelest võimalik. Peamine pudelikael on viiruse levimine. See ei ole võimalik juba tänu sellele, et selle levitamiseks läheb aega. Ja kuna iga kord on valijarakendus erinev, järelikult tuleb teda erinevalt rünnata. Ja kui valijarakendus tuleb välja ainult esimese valimise päeval, siis selle jaoks, et konstrueerida selline pahavara ja seda levitada piisavas koguses, see on võidu jaoks aega, see ei ole lihtsalt võimalik nii suure kiirusega. Nad hämavad. Ma küsisin Tarvi Martensilt andmeid selle kohta, kui edukalt Eestis siis uusi viirusi avastatakse ja ta ei ole siiani vastanud. See kõik taandub sellele, kui suur on Eesti võimekus uusi viiruseid avastada. Senini maailma praktika näitab, et isegi maailmakaliibriga laboratooriumidel on see võrdlemisi madal. Jah, ma ei tea, kui palju ma sellest võin nii rääkida, aga põhimõtteliselt meie partneriks turvaalal on
Eesti, kellel on omakorda kasutada ühelt poolt nii Küberkaitseliidu jõud kui teiselt poolt, kes ei ole Küberkaitseliiduga liitunud ametlikult, on sadades inimestes vabatahtlike nii-öelda võrgustik, kes jälgivad siis igapäevaselt Eesti internetti ja eriti teravalt siis valimiste ajal, et alati me kogume nad kokku ja hoiatame, et nüüd läheb nagu asjaks. Aga umbes kui palju inimesi neid siis kokku on, kes on kõrgendatud valveolekus sellel e-valimiste perioodil? Saame rääkida mõnesajast inimesest. Nad eeldavad, nad suudavad ründe avastada enne valimispäeva. See võtab neile loetud päevad ainult. See ei ole realistlik. Pihelgase meelest polegi kõige suurem oht mõni ebaaus poliitik Eestis, vaid vaenulik välisjõud, kel oleks piisavalt huvi ja vahendeid, et meie valimisi saboteerida ja seeläbi Eesti mainet rikkuda. Nii, nagu käis kübersõda aprilli rahutuste ajal. Noormees rõhutab, et tal pole mingeid poliitilisi sidemeid ega motiive. Samuti ei konkureeri ta e-valimiste autoritega. Ta tahab, et rakendataks üks täiendav kaitseabinõu. Riski saaks maandada niimoodi, et valijakaardiga, mis igale valijale saadetakse ja mis teavitab teda valimisjaoskonna asukohast, lisatakse tabel. Tabelis on kandidaadid, iga kandidaadi nime taga on mingisugune märksõna, mis on siis teada ainult valijale ja valimiskomisjonile. Kui valija teeb oma valiku arvutis, siis saadetakse hääl valimiskomisjonile. Valimiskomisjoni süsteem vastab selle märksõnaga ja inimene saab siis ekraani pealt kontrollida, kas need kaks märksõna klapivad. See, mis tal on ekraani peal ja see, mis tal on paberilehe peal. No see on ju nii tore, et me räägime siin, et valimised on anonüümsed ja hääletamine on anonüümne ja siis saadetakse sulle koju leht, kus on su kandidaati nimed, siis arvutist valid selle nime ja siis arvuti ütleb sulle, ahaa, sa valisid selle inimese, see number on seal taga, võrdle. Ja siis pärast sa pead nagu seletama hakkama, et kuulge, et on anonüüms, ausõna me ei saanud teada. Sinna lisanduval veel muud probleemid. Mis siis, kui see sama sedel ei jõua selle koju? Mis siis, kui naabri koer selle ära sööb, eks ole? Mis siis, kui, ma ei tea, tekib nagu miljon logistilist probleemi. Ehkki Pihelgas saatis oma teooria mitmesse toimetusse, viidati sellele ainult Eesti Ekspressi sahinate rubriigis. Ka Martensi jutust kumab, et meile maailmas au ja kuulsust toonud valimiste süsteemi kahtlusala seadmine on ebapatriootlik. Martensi sõnul tehakse e-valimiste süsteemi pidevalt lollikindlamaks ja turvalisemaks. Kuid sellist asja nagu absoluutne turvalisus ei ole olemas ega saagi kunagi olema. Ma ütlen teile ausalt, et inimesed, et kui teil ei ole nagu täit head enesetunnet oma arvuti tervise suhtes, minge valige paberil. Ausõna. vabadused käest ära ja sellepärast on mul küll tekkinud hirm, et kui palju inimesed tahavad, et kontrollitage meid veel, vandagu meid veel lukku, et me